Meil on siis, täna on proovimiseks siis Kia Sorento 2016. aasta mudel ja ma pean ütlema, et siin on nagu päris palju elektroonikat ja vidinat ja sisustus ja see tunne on nagu päris lahe. Sellel autol ei ole võtit, pult on, aga võtit ei ole ja pult on nagu siukene ja puldil on see lahe asi, et kui see tulla auto juurde, siis auto ise nagu läheb lukust lahti. Ehk siis auto tunneb ära, et ma olen selle puldiga siin juures ja käima käib siis siit sellest nupust. Kõigepealt peab vajutama piduripedaali alla ja vajutama nuppu ja läks käima. Lähme siis proovime vaikselt sõita. Mis on väga huvitav asi on see kaamera. Kui sa seda kaamerat vaatad, siis eriti kihvt vaade on see siit pealt poolt, et mina ei saa aru, kuidas saab auto näidata, kuidas me autot pealt näeme, aga näete, siin on selline asi olemas. Töötab täiesti reaalselt, et sa näed. Tõepoolest selle ees on see nii-öelda maja seina, siit on nagu näha, et ta näitab tõesti ka maja seina. Nii et sellel autol on 360 kraadi kaamerad, mis on nagu päris äge. Üldiselt selle autoga on omamoodi kummaline sõita, sellepärast, et on suur auto, aga kui ta sõidad aeglaselt, siis on tema rool kergem ja kui sa sõidad kiiremini, siis on tema rool palju raskem. Praegu nüüd juba kiirus tõuseb vaikselt ja rool on raskem, et see on selline kummaline, et kohad tundub nagu sõidaks nagu kerge autoga, siis tundub, et sõidad raske autoga. Kiirendamisega on niimoodi, et kui sa näitad siia alla selle nupu peale siin, et siin on drive mode, kui sa drive mode'i vajutada, siis ta pakub välja 2 varianti, üks on Eco ja teine on Sport. Ja Sport lihtsalt nüüd sama mootori võimalustega nagu lubab seda mootorit minna nagu äkilisemaks, pöörded kiiremaks ja Eco siis võimaldab sellist mõnusat rahulikku kruiisi ja sõitu niimoodi, et tegelikult kuigi ta on suur auto, siis tal seda võimsust nagu tundub omajagu olevat, et nüüd vaatame, kas me jõuame nagu mingisuguse punase foori tule taha, et me saame proovida, kuidas ta nagu foori tagant ära läheb. Veel on sellel autol üks väga kummaline asi. Selle näidiku peal näitab, millises märgi mõjualas sa parasjagu viibid. Kogu selle auto sisustus ja sisu on nagu päris selline, on püütud ikkagi teha uhket autot ja seda on tunda sellepärast, et seda tehnilist nii-öelda läbitöötatud asja on päris palju. Mul on üldiselt mingi oma suhe need auto graafiliste interface'idega, aga siin, nagu ma saan aru, on see interface üsna lihtne ja loogiline, et mitte, et sa ei pea talle ütlema, et näita mulle kaarti, vaid kui sa sõitma hakkad, siis ta loomulikult juba ise näitab sulle seda kaarti ja siin on siis nagu mingisugused muud võimalused, mida ta sulle ka näitab, aga sa ei pea neid ise esile kutsuma, vaid nad tulevad päris loogiliselt. Siin on nagu päris palju nagu sellised nuppe, mis tegelikult mõnel teisel autol on näiteks siin selle display peal, siis siin sellel autol on nagu need nupud on siin. Käsipidur käib siit, auto hold on see, et kui näiteks kallaku peale saad auto seisma, siis sa pane auto hold, et alles kui kohas vajutad, siis läheb ära, siis parkimisanduri piipitamine, siis ise ta pargib ennast ära. See on ka väga kihvt, ta otsib boksi ja pargib ära ennast ise. Siis on 360 kraadi vaade, siis on drive mode'i nupp on siin ja ma ei tea, kas see on mingisugune... see on see, et valgusfoori taga, kui sa jätad seisma, siis ta jällegi jätab mootori seisma. Ja lokk, see on siis ilmselt 4-veo lukustus, et ta on pidev 4-vedu taga kõikide ratastega. Et siis see valik on nagu kõik siia pandud, mis tegelikult on nagu minu jaoks päris mugav. Sellel autol on olemas ka, kui sa näitad nüüd peegli peale, siis sellel autol on olemas pimeda nurga näitaja. Et ehk siis, kui sinu keegi on peegli taga pimedas nurgas, sina ise seda ei näe, aga auto seda näeb ja auto annab sulle peegli kaudu teada ja helisignaaliga annab teada selle, et keegi on nagu pimedas nurgas ja et sa nagu otse sõidaks sellele. Suure auto kohta ütleme nii, et 4 et ega see auto ei olegi ette nähtud selle jaoks, et tal oleks nagu võimalikult kiire minek, vaid see auto on ikkagi pereauto. Näe. Valgusfoor ja juhul, kui selle auto aku on täis rohkem kui 60%, siis ta iseseisvalt jätab valgusfoori taga, jätab mootori seisma. Teinekord ta vaja pikemalt seista, siis ei pea nagu tühja see käima, aga elektrilisad asjad kõik käivad, sellepärast ta ise teab, kas on seda akut vaja või ei ole. Mugavuse poolest on see auto päris hea. Kui sa sisse istud, siis ta mäletab sinu istme seda, kuidas sul iste oli sätitud ja kui mootor ees on panna, siis ta automaatselt lükkab istme taha, et see ma saan aru, tänapäeva autod oli päris nagu tavaline ja loogiline asi. Aga nüüd vaatame siis üleüldiselt, mis ma selle auto kohta oskan kosta. Väga hästi on interface läbi töötatud. Auto ise tundub päris hea.
liiklemiseks ta liiga äkiline ei ole, kuigi ta on sportrežiim. Istmed jätavad väga luksusliku mulje. See siin, see nuppude rida siin ees võib-olla nagu ja rooli asi võib-olla jätab nagu kohati natuke odava mulje, aga kuna auto hind on selline, siis tuleb nentida, et sellise hinna eest selline auto ja see on nagu väga hea